tegelikult siis meie võib-olla senistest tegevustest ja mitte kõikidest tegevustest, vaid ma räägin just sellest, mis on teie vaatest võib-olla hetkel hästi oluline. Et tegelikult tegevusi ju kõige staari vaatest ja kõikide teiste asjade vaatest on meil ju veel. Aga lihtsalt selleks, et teil ka see üldpilt võib-olla oleks nagu silme ees, et kuidas meil praegu asjad toimivad, on see, et tegelikult seda kaarti te teate, et see on praegu rahastuse mõttes üle-eestiline kaetus. Küll aga tegelikult selle aasta loodetavasti siis esimeses pooles veel või siis suve jooksul avaneb siis ka Lääne-Virumaale, Hiiumaale ja Ida-Virumaale siis liitumise võimalus. Ehk tegelikult Lääne-Virumaa ja Hiiumaaga on meil juba kokkulepped olemas, Ida-Virumaaga me kohtusime eile, oleme varasemalt veel 4 korda kohtunud ja kohtume veel. Et vaatame, kui palju kohalikke omavalitsusi siis ka Ida-Virumaad tegelikult meiega lõppkokkuvõttes just rahastuse vaatest liitub. Et see on see seis, mis Eestis hetkel meil on. Ja nüüd nende fookuste juurde minnes, et tegelikult kui me jätkusuutlikkuse vaatest vaatame, siis me peame olema kursis ka üle-eestiliste vajadustega sellest, mis üle Eesti toimub just selle tõttu, et me saaksime juba ennast eos selliste oluliste osapooltena positsioneerida. Ehk et me oleksime ka jätkusuutlikud, ehk et meid oleks vaja ka tulevikus. Et see on see, mille poole me nüüd läbi nende aastate liikuma hakkame. Et mis kokkuleppeid me juba oleme teinud just nende haavatavamate sihtgruppide vaates on sellised, et asendushooldusel viibinud noored, et nagu te teate, siis umbes 2000 noort meil üle Eesti üldse asendushooldusel viibib ja me teame ka seda, et need olukorda sattumise risk suureneb vähemalt 1,4 korda, kui noor oma vanemaga ei ela. Ehk sellepärast on ka meil fookuses. Ja siin on see kokkulepe see, mis meil ka eelmisel nädalal oli kohtumine just nende 2-päevaste ürituste raames just nendele noortele, kes hakkavad asendushooldust lõpetama. Ehk kes on väga konkreetne noortegarantii tugisüsteemi sihtgrupp. Toimuvad üritused augustis ja oktoobris ja teile teadmiseks, siis 10. juunil on noorte vaatest registreerimise tähtaeg ehk et sellel kuupäeval me teame kindlalt, mis piirkonna noorte heaolu spetsialiste on vaja kaasata just nende ürituste siis läbiviimisse, nende üritustes osalemisse. Et 10. juuni on see kuupäev, kus te saate siis ilmselt kas meili või mingit muud kanalit pidi endale teavituse, et sinu piirkonna noor sellel üritusel osaleb, et üritame siis teid ennast sinna ka kaasata. Teine oluline tagatausta info on just õigusrikkumise taustaga noored. Jällegi fookusgrupi juurde tagasi tulles, miks me neid fookusesse oleme võtnud, kuna tegu on multiprobleemsete noortega. Need noored on olnud kas kinnises lasteasutuses, ringist välja metoodikas või multidimensionaalses pereteraapias samuti. Ehk see multiprobleemsus tegelikult seisneb sellistes sõltuvustes, võlgades, kas haridustasemes ja vaimsetes muredes. Et kuskil selline 300-400 noor meil on, et kes on kriminaalhooldusel või kes on olnud kriminaalhooldusel või kes enam kummaski asutuses ei ole, aga tegelikult neil on õigusrikkumise taust ja seetõttu on neil keerulisem saada tööturule. Et seetõttu on nad meie fookuses. Sellest vaatest on see, et me tegelikult oleme kohtunud STEP-programmiga ja STEP-programmiga tegelikult on ka selline kokkulepe, et ühe osana tegelikult, kui teieni jõuab õigusrikkumise taustaga noor ja te ei ole kindlad, kas ta kuulub ka STEP-programmi sihtgruppi või ta võib-olla ei kuulugi, siis tegelikult STEP-programmi nõustajad on need nõustajad, kellega te saate ühendust võtta ja kellelt te saate nõu küsida, et mis selle noore puhul võib-olla teha, saate rääkida taustast, saate teha võrgustikutööd, saate enda võrgustikesse kaasata STEP-programmi nõustajaid. Et kuna STEP-programm on ka nüüd üle-eestiline programm, siis erinevates piirkondades on kindlasti erinevad nõustajad, kelle poole pöörduda. Ja kui ei tea täpselt, kelle poole pöörduda, siis step.ee saadame selle meili ka, et kuhu otse siis saab ühendust võtta. Teine osa on see, et Justiitsministeerium praegu töötab välja sellist kava, et kuidas liikuda selles suunas, et erikohelda siis noori täiskasvanuid õigusrikkujaid. Ja siin on hästi tugevaks siis lüliks just noortegarantii tugisüsteem kohalikes omavalitsustes, sest et prokurörid, kriminaalhooldajad ja ministeeriumid ise on öelnud, et neil ei ole hetkel kohalikus omavalitsuses kindlat inimest, kellega ühendust võtta, kelle käest nõu küsida, kelle juurde suunata.
kuna tegu on täiskasvanud noorega ehk 18, me vaatame, et noor peaks siis nagu ise pöörduma ja ise kõik tegevused enda jaoks tegema, aga me ju teame tegelikult selle tagatausta mõttes, et nende noorte vajadus lapse east ei ole muutunud, et tegelikult me peame proaktiivsemalt lähenema ja peame ise seda tuge pakkuma. Ehk et tegelikult siin hakkavad toimuma sellised võib-olla kokkulepped mingil hetkel, et noortegarantii tugisüsteem on rohkem pildis just õigusrikkumise taustaga noorte teemade puhul. Ja nüüd kolmas osa, et me just järgmine esmaspäev kohtume edumusega, et kuna siin on projektide vaates ju tegelikult ka erinevad kokkulepped sellest vaatest, et kuidas ja millal me saame edumusse suunata ja kuidas see tehniline pool seal ka tõendamise pool projektide vaatest välja näeb. Et esmaspäeval me just sellest vaatest edumusega kohtume ja saame teile kohe info jagada, kui meil on kindlad selles mõttes kokkulepped ja kindlad vaated, et kuidas see ka ETK vaatest näeks siis võimalikult täpne ja õige välja. Teine osa on see, et täna teile räägitakse ka väga palju noorte valdkonnast. Kindlad kokkulepped seal on need, et kui on välismaale mineva sooviga noor, siis kindlasti me kaasame noorsootöötajaid. Kui on mingid grupitegevused, grupitööd, siis noorsootöötaja teie valitsuses on see inimene, kelle poole pöörduda. Aga täna kindlasti tekib palju rohkem neid koostööpunkte, et selle koha pealt ma pikalt ei peatuks, et tegelikult monost ja noorsootööst meile on ju inimesed rääkima tulnud. Mis madala haridustasemega tegelikult on veel tarvis hetkel teada, on see, et just viimase TAI uuringu puhul tuli välja, et ligi pooled kutsekoolis käijatest tarvitavad narkootikume ja seda ei ole nüüd siis sellisest vaatest, et nad oleks seda ainult ühe korra teinud, vaid on need sellised pidevad tarvitajad ja see on jällegi väga suur neid olukorda sattumise risk ja jällegi kutsekoolid on meie poole pöördunud, et neil ei ole sellist lüli kohalikus omavalitsuses, kelle poole pöörduda, kellega koos seda noort toetada ja siin on jällegi siis noortegarantii tugisüsteem välja toodud. Ehk et kui teiega hakatakse kutsekoolide poolt ka rohkem ühendust võtma, siis te teate, mis selle tagatausta põhjus on ja miks me sinna poole liigume. Et jällegi ennetavast vaatest rohkem silma peal hoida just nendele noortele, et nad üldse sealt koolist välja ei kukukski. Et see on see põhirõhk. Ja õppimiskohustuse mittetäitjate puhul, mis on teie jaoks oluline info, on see, et tegelikult seadus üsna suure tõenäosusega lükkub edasi. Ehk et hakkab kehtima järgmisel aastal kooliastujatele ehk kehtima siis aastast 2026. Ehk kui esialgne ka plaan oli see, et ta hakkab kehtima järgmisest aastast. Et see on kindlasti oluline teada sellest vaatest, et me tegelikult erinevaid tegevusi, meil on rohkem aega erinevate tegevuste planeerimisel, nagu me rääkisime NGT-s juhendisse ju ka, tuleb see õppimiskohustuse mittetäitjate toetamise osa just koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Veel üks viimane osa sellest vaatest, et kindlasti tugevalt soovitame teil silma peal hoida siis noorteseire juhtimislaual, kus on kogu Eesti info ja ka teie KOV-i-põhine info just noorte vaatest. Mis teie puhul on oluline, on see, et sinna nüüd lisandub ka noortegarantii tugisüsteemi graafika sellel aastal. Et kohe, kui see on lisandunud, me anname teile teada, aga siis te teate, et see on seal. Kui te võib-olla käite erinevates kohtades mingeid ettekandeid ka tegemas, siis te saate sealt seda paremat graafikat võib-olla ka võtta, et kindel, mis sinna tuleb, on siis vanusepõhine jaotus KOV-ides just NGT-si ja seirete vaates. Ja kaks asja selle koha pealt, et kuna Kette saatis teile ette ka sellised küsimustikud, et milles te võib-olla olete tugevad ja milles on teil tekkinud selliseid küsimusi, siis tegelikult seal tuli välja üsna mitu sellist küsimust, mis on seotud siis traumakogemusena ka noortega. Et meie esimene põhiline tugev soovitus on see, et enne kui meil see pikaajaline koolitus tuleb, siis kindlasti, et te läbiksite need samad koolitused, mis me oleme teile andnud veebis. Üks on siis psühholoogilist traumat arvestav praktika ja teine on psühholoogiline esmaabi kriisi sattunud inimese toetamisel. Need on need kindlad koolitused, mida enne seda pikaajalist koolitust ka nüüd läbida kindlasti, millest Katriin kohe varsti teile ka räägib. Ja meeldetuletuseks veel, et kuna vaatasime neile küsimustele otsa, siis tegelikult üsna paljud osad seal olid lahendatavad nüüd selle sisseelamiskavaga ehk selle checklistiga, mis me oleme teile saatnud. Ja kuna tegelikult väga paljud noorte heaolu spetsialistid teist on uued, siis võib juhtuda, et võib-olla see info pole teieni ikkagi kuidagi jõudnud. Et tegelikult see kõige esimene kiri, mis läks juba jaanuaris, et me saadaks selle teile uuesti. Andke teada, kui teil ei ole seda infot, kui te ei ole näinud seda checklisti, et mida me tugevalt soovitame, on läbida kõik need punktid, mis seal on antud.
et siis teil on palju parem ülevaade just sellest noortegarantii tugisüsteemi toimimisest ja nendest teadmistest, mis on võimalik juba veebi teel läbida ehk et enne ka seda pikaajalist koolitust, et tegelikult, et see oleks siis läbitud kindlasti aasta lõpuks, et see on nagu see eesmärk, et teie enda vaatest, et teil oleks kergem tegelikult asju võib-olla seostada ja asjadega edasi sellest vaatest liikuda. Ja kindlasti ka eriti uutele teadmiseks see, et meil on tegelikult avalik, teie kontaktid on avalikud meie Sotsiaalkindlustusameti lehel. Kui te käite seal ja te näete, et seal ei ole kontakt õige, siis kindlasti andke teada Kete koolile, et Kete kindlasti kohe vahetab ära selle kontakti õigeks ja siis saavad ka noored sedapidi teiega ühendust palju kiiremini või siis koostööpartnerid, et olenevalt sellest, kes seda nagu infot soovib. Ja kõige viimane info teile jagamiseks on see, et pange endale kalendrisse kirja juba 24. september, kui teil kalendris veel see kirjas ei ole, et siis tegelikult toimub selline suur valdkondadeülene üritus just suunatuna teile, et kuidas me tegelikult erinevaid valdkondi kaasame, kuidas erinevad toetuse andmise tingimused erinevate ministeeriumite vahel toimivad, et siis tegelikult selline üritus toimumas on, et mingi hetk jõuab teile kalendritesse ka see kutse, aga hetkel pange juba endale ise ette see kinni, et teil oleks võimalik seal kindlasti osaleda. Mina olen siis Katriin Elis ja SKA poolt vaatan just seda koolituste teemat ja juhendite teemat, et kuidas seda paremini toetada. Et räägin lühidalt siis, mis meil plaanis on. Esmalt on see, et kes juba on jõudnud tutvuda, et nii Drive kaustas, checklistis kui ka seal Google Sitesis on üleval praegu juhtumikorralduslik juhend, mis on natukene aegunud, seal on väga palju viiteid, mis enam ei kehti, et meil on hetkel see uuendamisel ja selle eesmärk ongi siis paremini kirjeldada kogu juhtumikorralduslikku tööd, kuidas võrgustikud võiksid toimida, kuidas kontakti saada noorega ja püüame siis ka kirjeldada erinevaid sihtrühmi, et kuidas nendeni jõuda ja neid toetada. Ja üks oluline osa muidugi ka see võrgustiku alla tegelikult läheb see lastekaitse ja noorte heaolu spetsialisti töökokkulepped. Staari teemad tulevad täiesti eraldi, see läheb sealt välja, vanas praegu on staari teemad sees. Ajaraamina me hetkel oleme mõelnud niimoodi, et augustiks me tahaksime anda teile noorte heaolu spetsialistid kommenteerimiseks ja ettepanekute tegemiseks, et see dokument peab olema selline elav dokument, et oleks päriselt teile abiks, et sellepärast ootame ka teiepoolseid sisendid selleks ja loodame 1. oktoobril 2024 kinnitada täielikult selle lõpliku versiooni. Siis meil on planeeritud ka SKA poolt pikem koolitusprogramm, see toimub 4 erinevas piirkonnas kokku terve aasta vältel, ehk siis iga kuu on kohtumised enamasti 1 päev kuus ja erinevad teemad alates siis nooreni jõudmisest kuni siis selleni, et kuidas ta lõpuks teenuselt võiks väljuda. Ja selle alguse me hetkel loodame saada siis kas detsembrisse või jaanuarisse, et kuna see tuleb suure hankena, siis kunagi ei tea, millal see võib täpsemalt alata, aga aasta lõpuks võiks ta olla valmis. Aga selline kiirem asi võib-olla teile kohe on see, et selle aasta augustis me planeerime teha ka selline turunduskoolitust, et just sellest vaates, et kuidas ma olen näinud juba väga paljudel on väga toredad Facebooki lehed olemas noorte heaolu spetsialistidel, et aga kuidas paremini ja süsteemsemalt seda tööd teha ka sotsiaalmeedias, et ennast endale nii-öelda tähelepanu võita ja noored jõuaksid teieni, et selleks on meil planeeritud siis augustisse koolitus. Ja kui teil on mingeid konkreetsemaid küsimusi seoses sellega või mingeid mõtteid, mida kindlasti sellel koolitusel tahaksite teada saada, siis võite mulle eraldi kirjutada või helistada, et minu kontaktid on ka Sotsiaalkindlustusameti lehel olemas. Tuli on ilusti näha. Aga siis minu poolt ka tere teile, nagu Keet ütles, siis ma olen Kadi Laanet, Eesti Janki tegevjuht ja ma väga loodan, et need spetsialistid, kes on nagu pikemalt noortevaldkonna või noorsootööga kokku puutunud või näiteks otsapidi töötavad ka noortekeskustes, et nende jaoks ei ole siin täna mitte ühtegi uut informatsiooni. Aga nendele, kes on uued spetsialistid, siis natuke seda tausta, palju meil ja mis meil need noortekeskused Eestis teevad ja mis võiks olla teie jaoks näiteks sellised koostöökohad või mõttekohad, kuidas noortekeskuste tööd sõna otseses mõttes enda võrgustikus ära kasutada.
Natukene taustast, et siis noortekeskuste arv Eestis on selline kõikuv ja seda ei ole päris võimalik 100% kindlaks määrata, sest et kui me saame küll kokku lugeda ja teada, palju igas KOV-is hallatavaid noortekeskuseid on, siis MTÜ-sid tuleb vahest juurde ja läheb vahest ära, eks sellepärast on natuke kõikuv siin, aga üldiselt hetkeseisuga me oskame öelda, et on umbes 306 noortekeskust Eestis, kellest 290 on päris ikka tegutsevad. Ja miks 2 erinevat arvu, siis just sellepärast, et tegelikult on ka mingites piirkondades keskused, mis on ajutiselt suletud, kas mingite poliitiliste otsuste pärast või töötajate puudumise pärast või näiteks ka siin tegelikult seesama koolireform erinevates piirkondades ikkagi mõjutab, et kui kool pannakse kinni ja pole lapsi, siis pole ka noortekeskust piirkonnas mõistlik lahti hoida. Ehk siis kui meie jagame kontakte või räägime ka mingitest numbritest, et siis me pigem räägime sellest 290-st, ehk siis need keskused, kuhu päriselt noored saavad minna. Ja natuke ka sellest paiknemisest, et piirkonniti, kus siis Eestis noortekeskused asuga, siis üldiselt on ikkagi kättesaadavus päris hea. Seesama pilt, mis teil enne ees oli ka juhtimislaud, siis juhtimislaual on olemas eraldi kohe vaadet, kui kaugel on keskmine noortekeskus noorest. Et üldiselt on Eestis ikkagi kättesaadavus päris hea. Ja siin on siis täpselt sama need numbrid noortekeskusi, palju nendes piirkondades on noortekeskusi, kuhu noored siis päriselt minna saavad. Ja ma ütlen kohe ära ka, et kui Geete soovib, siis ma saan need slaidid pärast saata ja ma panen, siin on tegelikult juures ka kohe viide tabelile, kus on olemas siis kõikide Eesti noortekeskuste kontaktid, et kui kellelgi on oma piirkonnas näiteks ei ole veel väga head koostööd või ei tea täpselt, kelle poole pöörduda, siis sealt tabelis saab kõik vajalikud kontaktid kätte, aga tasub meeles pidada, et see on selline tabel, mida me üldiselt uuendame kord aastas, aga noorsootöös on ka päris palju inimeste liikumist, et seal võib olla, et mõni kontakt on vananenud või muutunud, aga üldiselt on see info päris hea seal ja saate ilusti kontaktid kätte. Ja natuke ka sellest, et millal on Eestis noortekeskused avatud, siis pigem on see vaade selle näitlikustamiseks, et meil on ikkagi noortekeskuste ja noortevaldkond pidevas muutuses, et me ei saa öelda, et meil on noortekeskused nii-öelda valmis ja loodud ja neid enam ei teki juurde, et tekib küll. Ja ma arvan, et siin ongi peamiselt just selle sama pärast, et kuidas muutub demograafia, kuidas muutub inimeste paiknemine, et peamiselt näiteks need uued keskused, mis on avatud, ongi, me räägime siin piirkondadest, kuhu on tekkinud suurem inimeste muutus, inimeste arvu kasv. Et selles mõttes tasub ka meeles pidada, et see valdkond on muutuv ja muutlik, et ka teie enda töös, ma usun, et te puutute sellega päris palju kokku. Aga meie siis tänase kiire tutvustuse võtmeküsimus ongi see, et kuidas noortekeskused saavad sihtrühma noori toetada. Ja ma hea meelega ütleks, et siinkohal tegelikult teie enda võrgustik on parim kogemuste jagaja, sest teie enda võrgustikus on nii mõnigi spetsialist, kes on juba pikemat aega noortekeskustes töötanud, et need päris näited, päris praktilised kogemused on kõige paremad. Aga ma olen neid natukene siis siia kokku koondanud just sellest vaatest, et mis on need põhilised teemad, millega peaaegu et igas piirkonnas võiks saada noortekeskusesse pöörduda ja kust võiks saada ka noortekeskuses abi. Ja teistpidi on ka see, et ega noortekeskus ei pea olema ju selline nii-öelda teenuse tarbimise koht, et kuhu sa oma võrgustiku noored lihtsalt saadad, et tegelikult see on ka võimalus kaasata spetsialiste teie enda töösse, et eks te siin saate, sõltub piirkonnast ja sõltub on ju teie enda tegemistest. Aga meil on olemas üks selline vahva värviline pilt, mis tegelikult proovib kokku võtta selle, et mis on siis selle avatud noorsootöö ja noortekeskuse väärtus ühes piirkonnas. Et kes huvitab, siis tegelikult, või kes on huvitatud, siis tegelikult on selline pilt ka KOV-i vaatest, et KOV saaks selgeks, miks nemad noorsootööd tegema peavad. Aga siin on just siis sellised põhilised asjad, et mis on see noortekeskuse roll või noorsootöötaja roll noore toetamisel. Ja selle mõte on pigem ka just see, et me saaksime kaardistada ära, kuhu meie noor paikneb sellel nii-öelda kirjul värvilisel pildil. Et olenevalt noore taustast ja olenevalt tema kogemustest, tema oskustest, tema soovidest
tema võib-olla mingitest probleemidest ja traumakogemustest on just see, et mis on tema jaoks see väljund või see tema koht noortekeskuses ja noorsootöös. Et see kindlasti ei tähenda seda, et iga noor peab saama sealt kõiki neid teenuseid või kõiki küsimusi puudutatud, aga just see, et noorel on võimalik leida enda olemus seal. Ja võib-olla üks selline väljakutse või ka mõte edaspidiseks on see, et kuidas ja kuhu me paigutamegi noored, kes tulevad näiteks võrgustikutöö kaudu noorsootöösse või kuidas me paigutame pildile noored, kes on noorsootöös mingi teise mõtte kaudu. Ehk siis noor võib-olla pole leidnud seda teed noorsootöösse ise, aga näiteks ta ongi leidnud selle tee siia võrgustiku kaudu, ta on leidnud selle tee siia mingite tegevuste kaudu, ta on leidnud selle tee siia malevate, mille iganes kaudu, et kuidas see noor oma teekonda siis siin kaardistab. Ja ma panin siia ühe pildi veel, kas see tuleb nüüd ka ette. See pilt või see väljavõte on võetud Tallinna eelmine aasta tegi sellise asja nagu noortekeskuste põhine teenusemudel, kus nad siis kaardistasid noorte persoonasid ja seda, et kes on sellised peamised kliendid, kui nii võib nimetada, noorsootöös ja noortekeskustes. Ja minu meelest on siin väga hästi kokku võetud see, et mis asi on noortekeskus noorele. Et see on tema selline kolmas koht. Ja kui me defineerime seda kolmandat kohta, siis see on selline, ütleme nii, kodu ja kooli, kuigi tegelikult siin võib-olla natukene võib üldistada rohkem, et ehk siis nagu elukoha ja koolitöö kõrval, kui elukoht on number 1 ja kooltöö on number 2, et siis see on selline mitteformaalne koosolemise koht. Et see kolmas koht on kodust väljaspool ja kus inimene tunneb ennast hästi, kuhu tal on lihtne tulla, kus tal on hea olla. Et kindlasti sõltuvalt noortest, sõltuvalt inimestest, see kolmas koht võib olla erinev nagu struktuur, aga just noortekeskuste vaates siis tihti see on noore tema kolmas koht ja tihti seal avalduvad noore sellised mõtted, hoiakud, soovid palju rohkem kui selles esimeses või teises kohas. Just seetõttu, et noor saab seal vabalt olla, ta saab seal üldiselt ja ideaalses olukorras ka hinnangute vabalt, hoiakute vabalt olla ja ta võib-olla avastab seal mõne nii endagi huvi või ande sellest vaatest, mida ta varem pole saanud katsetada või avastada, sest et tema jaoks pole varem sellist soodsat keskkonda olnud. Ja kui me räägime avatud noorsootööst ja avatud noorsootöö printsiipidest, siis tegelikult need samad pildid on üldiselt väga hästi kokkuvõetavad ka selle vaatest, et avatud noorsootöö mõte ongi see, et see on hinnangute vaba, see on neutraalne pind, see on vabatahtlik, keegi ei sunni sind sinna minema, me loome sulle võimalused sinna tulla. See on ligipääsetav ja kättesaadav kõigile, et me räägime nii füüsilisest kättesaadavusest kui ka kõigest muust. Ja võib-olla ma isegi tegelikult nõustun sellega, et vestlus on üks põhitegevusi, kuigi me siin tahame vahest panna seda silti juurde, et lauamängud ja kõik mis muu. Aga tegelikult see usaldusväärne kontakt, mis noorsootöötaja selle noorega loob, on tihti see, mida mäletatakse veel aastaid ja mis püsib noores nii mõnegi elu muutva otsuse kõrval. Ja just see, et ta on lihtne, kodune, turvaline. Seal võib eksida, seal võib katsetada, seal võib kõike muud teha ja mis tegelikult võib-olla ka noortekeskusi eristab sellistest muudest mitteformaalsetest kohtadest, on tihti just seesama, et seda keskust külastavad noored loovad selle noortekeskuse näo, selle noortekeskuse kultuuri, selle noortekeskuse ilme ja tegevuse ja kõik muud, et tegelikult et näiteks nii mõnegi noortekeskuse puhul on seda, et ma ei tea, suuremad noored ei taha minna, sest seal on ainult väiksemad noored. Aga tegelikult, kui suuremad noored hakkavad seal käima, siis muutub ka selle noortekeskuse õhkkond, muutub selle noortekeskuse tegevus. Et see on ikkagi väga suunatud sellele noorele, kes uksest sisse astub. Ja ma arvan, et teie võrgustiku töö mõttes on see oluline mõttekoht, et tegelikult me saame noorsootööd heas mõttes ära kasutada
selleks, et noorele luua neid keskkondasid, kus ta tahab olla ja kus ta siis võib-olla saab ennast natuke paremini selgusele jõuda või ennast leida kui koolis või kodus. Nii. Aga enne kui ma lähen edasi, siis ma tegelikult tahaks anda korraks vaba mikrofoni just nendele spetsialistidele siin, kes on ise pikemat aega ka noortekeskustega seotud olnud. Et ma hea meelega kuulaks ja laseks teil jagada oma kogemusi, et millist väärtust teie näete noortekeskusel võrgustikutöös. Et kes siin on kas ise olnud noorsootöötajad või pikemat aega seda kokkupuudet omanud, et ma kiirelt inimeste nimekirja vaadates siin 4-5 näidet suudaks küll kohe küsida. See on see koht, kus eestlaslikult tagasi hoitud ei pea olema. Kõigepealt on mõttepaus. Just. Kõigepealt on mõttepaus ja siis läheb elu edasi. Aga ma selles mõttes võin otsa lahti teha. Kuna ma siin ikkagi ikka üsna otse noorte valdkonnast olen sisse tulnud, siis olgugi, et mina nagu otseselt praegusel hetkel ja noortega kokku sellisel kujul ei puutu, siis tõsiasi on see, et mulle väga meeldis, Kadi, et sa välja tõid, et see vestluste pool on teinekord vaata, et olulisem igast teisest sellisest tegevusest, mida me sinna paneme. Et kui ma mõtlen nüüd oma aja peale noortekeskuses, siis ikkagi tegelikult väga suur aeg nende noortega kulus vestlemise peale, rääkimise peale, arutlemise peale ja mingis mõttes ka võib-olla sellise oskuse arendamise peale, et mida nad oma elus nagu veel ette kujutavad. Et see võib-olla nende jaoks võib olla juba oma võib-olla sõprusringkonnast lähtuvalt või sellest tulenevalt selline kitsas maailmavaade ja usk, et ega rohkemat nad ei saagi endale justkui lubada, eks ju. Aga nende vestluste käigus on nagu väga äge olnud näha, et ka noored, kes võib-olla ongi ennast kuhugile kasti kenasti ära juba istutanud, on julgenud sellest kastist nagu välja tulla. Et kuidas teistel see tunnetus on, et millega teie olete noortekeskuste kaudu just eelkõige jõudnud? Eetrivaikus on ja ma täitsa näen, et osad kuuletavad, et kas on eetrivaikus või ei ole eetrivaikus. Garanteerin, on eetrivaikus. Aga ma jonni ei jäta, ma enne edasi ei liigu, kui teised jagavad ka natuke, sest et see võib küll tunduda, et mis mul ikka pole minul midagi nii erilist, aga tegelikult teie enda selline praktiline kogemus on parim võib-olla inspiratsioon teistele, kes näiteks oma võrgustikutöö teekonda alles alustavad ja ei tea, kuidas seda noortekeskust võib-olla kõige paremini sinna pilti sobitada. Nii et jagage hea meelega. Mina võin jagada. Et olen hästi värske selle töö peale, aga olen ka noortega ennem töötanud, kuid mitte noortekeskuse kaudu. Aga nüüd siis pigem ma resideerun ikkagi noortekas ja noorte heaolu spetsialistina alguses ma mõtlesin, et võib-olla nad üldse ei võta mind omaks, aga oma rõõmuks ja meie kõigi rõõmuks võin öelda, et nad on aru saanud, et võib rääkida kõikidest teemadest personaalselt, konfidentsiaalselt ja nad viskavad mulle juba Keila peal käppa ka, kui ma mööda sõidan. Selles mõttes on just see noorteka tugi olnud minu kui noorte heaolu spetsialisti jaoks hästi hea stardipakk ja Kete oli hästi hea stardipakk, et ta tutvustas mulle neid alguses kõiki asju. Aga praktika on see, et ikkagi noored võtavad omaks ja pigem just see, et sa oled kohal. Aitäh! Aitäh sulle! Mina ka võin jagada, et mina olin noortekeskuses siis 6 aastat enne seda, kui ma nüüd noorteheaolu spetsialistiks sain, nii et kogemust on omajagu noortekeskuses siis ja siis õpilasmaleva projektijuhina ka. Et ressurss, mis mina praegu olen näinud siis
noorsootööga ja noorsootöö seoses on see, et puht füüsiliselt näiteks ruumikasutus, et kus selle noorega kohtuda, et kui see noor on noorteka noor ja tema jaoks on see turvaline keskkond, siis miks mitte kasutada ära seda võimalust. Mina olen kohtunud mitme noorega noortekeskuses, sest see on nende jaoks nagu nii-öelda turvaline koht. Ja kuna me ju ikkagi oleme mobiilsed, et kui on arvuti ja internet olemas, siis meil on küll kontoriruum nii-öelda vallamajas, aga olen teinud ka tööpäevi noortekeskuses lihtsalt sellepärast, et olla nende noorte juures, näidata ennast või et nad mind ära ei unustaks. Et säiliks see kontakt nendega, kellega see on juba ennetuse vaates näiteks. Ja noori väga huvitav, et mis see töö on, kuna ma enne noorsootöötaja, siis nad küsivad ikka, et sa võid ju ära minema töölt, et miks sa siin oled. Et siis on nagu minu võimalus rääkida seda, et mis ma nüüd teen, et selles mõttes ressurss, mida kindlasti ei tohi kasutamata jätta. Ma olen Pilleriniga väga nõus, aitäh. Mina võin ka Haapsalust paar sõna öelda. Et meie oleme ka mõelnud, et Töötukassa ja noortekeskused on ühed suuremad ja tihedamad, regulaarsemad koostööpartnerid ilmselt. Ja me küll veel ei ole jõudnud noortekeskusesse juuni keskel. Meil on siis plaanis nagu töötajaid ka tutvustada. Aga meie saime korraldada sellist asja, et Haapsalu noortekeskus korraldab õpilasmalevad juunis ja augustis. Ja siis neil on planeeritud pealelõunal neile ka muid tegemisi, et siis meil on Haapsalus värskelt haiglas tööl vaimse tervise õde. Ja õnneks oli tema kenasti nõus minema sinna malevasse siis noortele rääkima vaimsest tervisest, stressist. Ja me ikkagi soovime, et ta ka praktilisi nõuandeid annaks. Ja siis plaanisime augustis teha kord nädalas noortekeskustega koostöös erinevaid teemapäevi, mingisugust võib-olla söögi tegemist, mingisugust kas orienteerumist või seda me veel planeerime, aga et noortekeskused kindlasti saavad olema väga tihedad koostööpartnerid. Ma jagan siis juba Pärnu kogemusi ka, et meil on, me oleme ise Triinuga sealt Pärnu noorte vaba- ja keskusest välja tulnud, on ju. Ja meie koostöö on nagu väga pikalt toiminud ja jätkame. Täpselt nagu siin enne mainiti, et siis kasutame neid ruume, käime aeg-ajalt seal kohtumas, et mõne noore jaoks ongi noortekeskus nagu selline turvalisem, tuttavam koht ja on hoopis mõnusam seal kohtuda, kokku saada. Siis varasemalt, kui me Tugilas veel olime Triinuga, siis tegime selliseid üritusi noortele, kuhu kutsusime kohale siis erinevate ametite esindajaid. Et seal olid kohapeal noored, kes said infot, said teadmiseid ja samas me tegime neid alati mingi suunitlusega konkreetsele noorele, et kes oli huvitatud mingisuguse ala esindajast. Ja lisaks panime käima ka veel siis ühe sellise hobide teemalise töötoa, kus noored jagasid oma erinevaid huvialasid, said ise endale julgust juurde esineda, jagada enda kogemusi ja vot siukene asi, et seda mõtleme, et võib-olla jätkame. Ja siis, mis me veel oleme teinud, kindlasti on kriminaalhooldusega ka koostöös on need ÜKT-d ehk siis ühiskondlikult kasulikud töötunnid noortekeskuses ära teha, et kui meil on seal need karistusega noored olnud, et siis on olnud ka üks osa seal vestlus töötajaga, eks ole. Just Tugila poole pealt oli vähemalt kunagi. Siis mida praegu olen kasutanud noortekeskusega koos, on see, et pakkuda noortele vabatahtliku töö võimalusi. Näiteks on ka koolidesse sisseastumine, kus oodatakse või on kirjas, et nad saavad lisapunkte vabatahtliku töö eest. Ja see on ka üks võimalus, et mida saab ära kasutada ja noortekeskusel on päris palju vabatahtlikku tööd pakkuda. Et meil on üritused näiteks koos mobiilse noorsootööga, kus nad saavad ise kaasa lüüa projektide kirjutamises, ürituste läbiviimises, korraldamises mingi konkreetse vastutusala võtmine, mis neid ennast just huvitab ja mis neid nagu seob, eks ole. Et nad saavad CV-sse endale juurde kirjutada erinevaid võimalusi ja selliseid kogemusi. Et see on veel üks asi ja mis me veel teeme seal
rahvusvaheline noorsootöö ka, eks ole, et meil on ka seal ühes noortekeskuses ongi rahvusvahelise poole peal omaette spetsialist, kellega koos saavad ka noored siis projekte kirjutada, et need valikud ja võimalused on väga, väga laiad noorsootöös, ühesõnaga koostööd teha. Ja lisaks siis me käime mobiilsete noorsootöötajatega ka koos veel tänaval, et esialgu, kui on endal natuke hirmus või keeruline noortega kontakti luua, siis mobiilse noorsootöö kaudu saab selle kontakti noortega väga kiiresti ja lihtsalt ja mõnusalt, et saab natuke sellise sissevaate nende ellu, mis teatud vanuses noored teevad, mis neid huvitab, et selline mõnus baas alla, et ise siin mobiilne noorsootöötaja ka, aga jah, et teised, kes ei ole näiteks, et saavad kaasa minna vaatama ja toimetama, et võt, nii palju siis jagan hetkel. Aitäh Jaanale ja kõigile teistele, kes oma mõtteid jagasid. Kui keegi tahab seda veel teha, siis võib-olla lõpus mul jääb 1-2 minutit selle jaoks veel aega, aga mul on hea meel tõdeda seda, et tegelikult kõik põhiteemad, mis mina enda toetavate tegevuste alla panin, on ühel või teisel määral peaaegu siit ka läbi käinud juba teie näidetest. Et ma tükk aega mõtlesin, mis on need sellised põhiasjad, mida teile soovitada ja just selle vaatest, mis võiksid olla nagu kättesaadavad põhimõtteliselt igas noortekeskuses või piirkonnas. Ja ma panin siia sellist 4 põhiteemat. Ja ma võib-olla alustan siis niimoodi segamini, et seesama võib-olla hetkel kõige aktuaalsem teema suve mõttes ongi malevad ja laagrid. Kuigi malevate mõttes, ma arvan, enamustel malevate nagu kohad on hetkel täis juba, siis tegelikult seda tasub mõelda kas nagu järgmise aasta vaates või ka nende tegevuste vaates, et see on võimalus, kuhu noori kaasata ja võib-olla ka natuke laiemalt teha, et siin tegelikult need näited on päris head olnud, et üldise malevate ülesehitus on selline, et hommikupoole kuni lõunani on noored siis erinevate töökohustustega hõivatud ja pärastlõunal on siis sellised ühised arendavad tegevused, olgu need siis mingid õpitoad, sportlikud tegevused, väljasõidud või midagi muud, et siin päris paljudel nendel on teemadeks just sellised kõiki noori puudutavad teemad, et nii karjäärilised CV-d, töökogemused, vaimse tervist, et kõik muu selline, et ma arvan, et see on üks väga hea koht, kus teha jällegi koostööd noortekeskuse või malevat korraldava siis organisatsiooni ettevõttega, et vahest on võimalik näiteks õhtustesse tegevustesse kaasata rohkem noori kui neid, kes malevas niisama osalevad. Ja selline laagrite näide on ka, et tegelikult siin erinevates piirkondades on olnud kokkupuuteid, kus näiteks tehaksegi kas noortekeskuse toel või ka näiteks noortekeskuses tegutsevate kodutütred, noorkotkad, skaudid, gaidid, nende eestpidamisel laagrid, kus on siis näiteks ka eraldi rühm noori või kaasatud noori näiteks ÜKT tegevatest noortest või ka klati noortest on olnud siin näiteid, et selles mõttes see koostöö saab olla rohkem kui see, et edastate infot ja noortel on võimalus laagrisse minna, et siin on toetavad spetsialistid ja kõik muu juures. Ja võib-olla see vabatahtliku töö ja miks ma selle ÜKT-ga sinna nagu kokku panin, et siis tegelikult ongi olemas see võimalus, eriti kui noortekeskus on selline koostööaldis ja enamus ikka on, et needsamad noored, kellel on määratud ÜKT, saavad seda teha noortekeskuses noorsootöötaja juhendamisel ja tihtilugu on nendest välja kasvanud noorte huvi ja soov panustada sinna keskusesse või selle oma piirkonna tegevusse ka pärast ÜKT tundide läbisaamist. Ja meil on nagu väga mitu head näidet sellest, kuidas sellest noorest tegelikult kasvabki välja selline vabatahtlik abiline, kes jääb seal noortekeskuses oma ideid ja mõtteid ellu viima ka pärast seda vabatahtliku töö või selle ÜKT tundide läbimist ja ta jääb sinna siis vabatahtliku tööd tegema. Ja sinna võib-olla paralleelselt või ka nagu näiteks juurde kohe ka noorte omaalgatused, et selleks aastaks riiklik voor on läbi ja ma hetkel ei oska öelda, kas ja kuidas uuel aastal tuleb, aga väga paljudes piirkondades on tegelikult olemas juba kohalikud KOV-i-põhised või noortekeskuse põhised omaalgatuste fondid ja näiteks siinsamas on näiteid ÜKT noortest, kes on tegelikult siis kirjutanudki hoopis mõne projekti oma idee elluviimiseks ja on selleks rahastust saanud ja selle siis ka noortekeskuse ja noorsootöötajate toel ja abil ellu viinud. Et näiteid, kuidas neid ÜKT tunde tehtud on või kuidas seda vabatahtlikku tööd ja seda noort rakendatud on väga palju erinevaid.
ja ma siit võib-olla haaraks kohe ka Jaana mõttest kinni, et seda kõike tegelikult annab teha ka rahvusvahelises võtmes, et need projektid näiteks nii võib-olla esimesed sammud on solidaarsuskorpuse riiklikud projektid, mida saab Eesti-siseselt teha, aga tegelikult kõigil noortel on alati võimalik ka kandideerida või avaldada soovi minna ise vabatahtlikuks erinevatesse riikidesse. Siin kõige väiksem aeg on 2 nädalat ja kõige pikem aeg on siis 12 kuud. Samas osaleda ka õpirännetes, noortevahetustes, erinevates koolitustel, et selles mõttes see tihtilugu kardetakse seda, et mul ei ole piisavalt kogemusi või pädevusi või ma ei tea, ma ei käi koolis, et ma ei saa minna, aga tegelikult Erasmuse kogukond on väga aktsepteeriv ja väga nagu kaasav, et selliseid võimalusi noorsootöö vaates noortele rahvusvahelisel tasandil on ka väga palju. Ja kui teil on teie piirkonnas rahvusvahelise noorsootöötaja või spetsialist, siis see on nagu kulla hinnaga, et kaasake teda ka oma võrgustikutöösse, aga kui teil ei ole, siis tegelikult riiklikud agentuurid ja noortekeskused, neil on vähemalt teadmised ja oskused jagada infot, et kust seda infot noorele võiks saada. Ja ma viimasena lisasin siia slaidile tegelikult ka noorteinfo töötoad. Need on sinna ära lingitud ka, et ma vaatan, kas ma saan need äkki korraks ette ka panna. Ja, et need on siis nüüd paari viimase aastaga, tegelikult juba 2020 alustatud, aga neid on uuendatud. Teeviida kodulehel on nad kõik üleval. On sellised noorteinfo töötubad, juhendmaterjalid, et kui siin ka enne mainiti mitmeid erinevaid teemasid, mis on võib-olla noortele huvi pakkunud või mille raames on tehtud kohtumisi, siis need on tegelikult väga head toetavad materjalid noortega teemadest rääkimiseks. Ja kui te seda teemade nimekirja vaatate, siis see ei ole selline tavaline, räägime, ma ei tea, loodusõpetusest ja räägime, miks maa on ümmargune, vaid need ongi päriselt noori puudutavad ja neid huvitavad teemad, millest võib-olla me teame, et on vaja rääkida, aga meil alati ei pruugi olla neid kõige paremaid tööriistu, kuidas noortega nendel teemadelt rääkida. Et selles mõttes mina väga soovitan neid juhendmaterjalisid siit vaadata, et kõik teemad, siin on 26 erinevat teemat ja siin on ka eraldi kohe selline kogumik, et kuidas neid töötubasid rakendada. Et nad on hästi lihtsasti ja struktureeritult üles ehitatud, et eks alati annab oma noortele neid vajadusel kohandada või oma vajadustest lähtuvalt neid natuke muuta, aga selles mõttes neil on väga hea baas, et mis teemadest noortest rääkida. Et siit saab nad kõik need materjalid alla laadida ja vabalt neid oma töös kasutada. Vot. Ja ma jätsin siia ka ühest meie vanemast tutvustusest toetavate materjalide lingid, et need on sellised asjad, millele vahest tasub pilku peale visata. Et ma usun, et mobiilsest noorsootööst räägib Martin teile kohe varsti natuke pikemalt, aga miks ma selle jätsin, siis siin samas all on ka selle Tallinna Noortekeskuse teenusemudeli link, et kes on huvitatud, saate sealt vaadata, et millised persoonad nemad näiteks ära kaardistasid oma noortekeskuste külastajana ja näiteks ka edasi mõte, et kas NGTS-i võrgustiku noortel on eraldi persona, on nad eraldi nii-öelda klientuuri kogumik, kui seda nii saab nimetada, või tegelikult nad on ikkagi noored, kellel on teatud mõttes samad huvid kui mitte nii-öelda võrgustikku kuuluvad noored. Ja viimase paari minutiga ma mõtlesin, ma ikkagi räägin natuke seda ka, et mis asi see Eesti Jank on, kes teile siin või mis organisatsioon me oleme, kes siin pikalt juba rääkinud on. Et tegelikult siis ongi Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus eestkosteorganisatsioon, katusorganisatsioon noortekeskustel Eestis. Ja hetkel on siis võrgustikus 262 noortekeskust, mis on peaaegu, et kõik tegutsevad noortekeskused, mõned on veel siin natuke puudu. Ja tegelikult panin siia ühe pildi ka, et kui kirju see pilt on, kui me räägime väikse Eesti peal kõik need noortekeskused ära vaadata. Et selline lahe võrgustik ja tasub kindlasti seda võrgustiku tööd võib-olla ka näiteks oma piirkonnas vaadata kaugemale kui ainult lähim noortekeskus või üks noortekeskus. Et tegelikult see noortekeskuste vaheline koostöö teie võrgustikus on, ma arvan, et peaaegu sama oluline. Aga miks ma selle siia lõppu panin, on see, et ma tean, et mõnedki NGTS-i spetsialistid töötavad noortekeskustes või noortekeskuste koosseisus ja kuuluvad samamoodi Eesti Janki ja panin siia just selleks, et kes ei ole kuulnud, siis tegelikult Eesti Jankil on olemas selline SOS-sessioonide võimalus,
Ja ma julgen küll väita, et kõik, kes seda kasutanud on sellega suurepäraselt rahule jäänud. Et see on võimalus, kui teil oma mõtted, kui te siin oma seda võrgustikutööd ja kõik oma tööd arendate või mõne mõttega natuke ummikusse jooksete ja tahaksite, et keegi aitaks teil põrgatada või natuke läbi mõelda või selgust luua, siis soovitan pöörduda ja kasutada seda SOS-sessiooni võimalust. Et see ongi selline coach'i abil oma töö lahti mõtestamine ja sellest võib-olla selguse saamine ja järgmiste mõtete paika panemine ja et ikka oleks, et te kestaksite ja jätkaksite ja peaksite vastu kuni kogu selle projektiperioodi lõpuni ja loodetavasti pärast seda ka. Ehk siis tere, mina olen Martin Penu, olen siis mobiilse noorsootöö peaekspert Haridus- ja Noorteametis ja hästi pika nimega osakonnas, mis hiljuti muutus, seega ma ka endale meeles hoidmiseks panin selle siia kirja, et siis tegu on noorte rahvusvahelistamise osakonna noorteprogrammide keskusega. Et lühidalt siis, mis muutus on see, et meid pandi siis kokku selliste rahvusvaheliste võimalustega, et siit juba ka läbi käinud kõik need Erasmus+ võimalused ja projekti kirjutamised, et nüüd on üheskoos selline kombo pakett. Aga nagu täna natukene ka hoiatatud sai siis Kette poolt, siis ma plaanin ka teie väga häid oskusi ja teadmisi ära kasutada heas mõttes, et leidagi siis selline parem ühisosa ja võib-olla disainida sellist nagu omavahelist paremat koostööd. Et minu esitlus on siis jaotatud sisuliselt 3 sellisesse väiksesse plokki. Et esimene plokk siis ongi, et oleme nii-öelda ühe lehe peal, ehk siis ma tutvustangi, et mis asi on mobiilne noorsootöö. Et ma tean, et osad teavad väga hästi siit, aga võib-olla teistele on see täitsa selline uus praktika ja siis ongi hea teha selline ülevaade, et millega on tegu ja võib-olla annab ka esimesi mõtteid, et saaks omavahel klikkida mingite teemade osas. Ja siis teises osas räägin hästi põgusalt, et mis meil Harnos siis plaanis on seoses mobiilse noorsootööga. Ja jällegi, see on see koht, kus ma loodan, et võib tekkida mingeid seoseid ja saame omavahel sellist nagu koostöövormi arendada. Ja kolmandaks siis jõuamegi selleni, et kui mina olen siin palju rääkinud, et siis tekib ka teil omavahel selline omavahelistes gruppides siis võimalus natukene arutleda siis 3 küsimuse üle, mis ma olen siis nii-öelda kirja pannud, et siis üheskoos jällegi sellist nii-öelda ka kirjalikult oma mõtted üles märkida, et kuidas see koostöö siis päriselt võiks välja näha. Ja väga hea meelega, et valesid vastuseid ei ole. Ülilahe oleks, kui te arutletegi omavahel läbi, et mis ja kuidas see võib-olla minu tööd kõige paremini aitaks, et lisaks noortele on ülitähtis ka see, et meie spetsialistid jääksid sellel teekonnal ellu ja teeks seda jätkusuutlikult. Et siis püüame leida nii-öelda ühiselt need vastused ja äkki mõni julge tahab jagada ka pärast siis nii-öelda esitlusena, et mis mõtted tekkisid. Aga ja jooksvalt kõik küsimusi küsida ma küll ei näe kahjuks chati, aga keegi võib aidata, kui sinna tekib või ka võib täitsa peatada, et on mingeid mõtteid ja küsimusi, et hea meelega arutlen. Aga liikudes edasi, et mis siis on mobiilne noorsootöö, ma panin järgmise slaidi, kas seda on näha, ma eeldan. Vähemalt need liiguvad. Keegi võib jah, ei öelda. Ja, on näha. Väga tore, siis on see mure murtud. Aga et mis siis on mobiilne noorsootöö? Et mobiilne noorsootöö Eesti tasandil on selline, ma ütleks, et ta on küll pikalt toiminud, aga samas ikka veel sellises nii-öelda väga suures arengujärgus, et ta on siis noortele suunatud noorsootöövorm, 7–26 on see siis sihtrühm vastavalt siis noorsootöö seadusele. Ja kui hästi lihtsalt kokku võtta, et siis minnakse sinna, kus need noored on. Et tavapäraselt siis võib-olla just eelmist esitlusest, et see nii-öelda keskuse noorsootöö asemel siis minnakse sinna, kus need noored näiteks on tänaval, on ostukeskuses, on pargis, on skatepargis, et siis lähenetakse nendele noortele seal. Et just kui nii-öelda mobiilne noorsootöötaja läheb siis nagu noore keskkonda ja ta avab temaga siis seal sellise vestluse kontakti.
ja üldine selline mobiilne noorsootöö on siis ennetava suunitlusega ehk siis võtabki siis fookusesse sihtgrupi sotsiaalsete oskuse arendamise, aitab ennetada siis noorte õigusrikkumisi ja keskendub siis koostööle nii noore kui ka siis kogukonnaga, et see kogukonna osa, kui muud sellised etapid on hästi noorele suunatud, siis see kogukond on see, et seal ongi siis kellelgi on mikker lahti, et siis kogukonna töö ongi just see, et terve kogukonnaga, et seal ei ole neid vanusepiire, ei ole seda 7–26, vaid ongi see, et kuidas siis seda nii-öelda kogukonda kokku tuua ja tõin ka välja mõned siis eesmärgid. Eesmärke on kindlasti rohkem, aga sellised nii-öelda peamised ongi, et sotsiaalsete oskuste arendamine, et siin jällegi juba kuulasin, et kui oluline on see lihtsalt suhtlemine ja selle nii-öelda keskkonna tekitamine, kust lihtsalt saaks vestelda. Et see on kindlasti mobiilses noorsootöös väga oluline, et kui sa lähened nendele noortele avalikus ruumis, et siis sa pakubki neile selle lõpuks selle nii-öelda turvalise tsooni, et kuule mind, vabandust väljendusest, aga päriselt kotib, kuidas sul läheb, millega sa tegutsed, mis on su murekohad, et kindlasti ja noh, kui sa suhtled ja räägid sellise vanema teadliku inimesega, siis ju sotsiaalsed oskused ka arenevad sellist maailmapildi mõttes. Siis on ka nõustada ja vahendada infot, et kõike, mis võimalused on, jällegi, mis siin läbi käisid, on need Erasmuse võimalused, on need linna tasandil mingid, ma ei tea, noor tahab bändi teha, tal on see võimalus olemas, seal on bändi näiteks ruumid, et kõikide selliste nii-öelda ja samamoodi kui abi on vaja, et siis näed, sa tead, et siin on olemas siis noortele suunatud nõustamiskabinet ja kõik siuksed asjad. Siis ongi, et aidata lõimida noorel ja kogukonnal. Ehk siis ongi see, et kuidas ma viin seda nii-öelda noore vaadet ja kogukonna vaadet kokku ja kuidas see nagu ühisosa võiks seal sümbioos tekkida. Siis infrastruktuurist osa saamine, siis tutvustada võimalusi ja suunata. Et just ongi see, et kuule, sa oled noor äge inimene, et kas sa tead, et tegelikult sul on nii palju uksi lahti, kuhu sa saaksid minna, on see vabatahtlik töö, on see noortekeskuse võimalused, on see mingid trennid, kõik muu selline asi. Ja ka selline üldine keskkonnaloome, et kuidas luua sellist keskkonda, kus on noorel hea olla ja kus ta nii-öelda tahaks ka tulevikus olla, et just see jätkusuutlikkus, et meil ei läheks noored võib-olla, kui me hästi laia pilti vaatame, siis ei läheks Eestist ära, et tal on see mõnus keskkond, ta teab, et tal on areneda siin, tal on võimalus erinevate teenuste jaoks, et selline nii-öelda turvalise keskkonna loomine toimubki siis selle noorega koos ja see mobiilne noorsootöötaja saab jälle olla selleks nii-öelda siis vahelüliks, et mingeid probleeme võib-olla linnavalitsuse tasandile viia või ka siis hoopis sellise nii-öelda võrgustiku tasandini. Nii. Aga kui me räägime nüüd mobiilse noorsootöö meetoditest, siis traditsiooniliselt võib-olla sellised vanemad olijad teavad, et mobiilne noorsootöö varasemalt siis, kui ta Eestisse nii-öelda tuli või toodi see metoodika, et siis see koosnes 4, aga nüüd on juurde tulnud siis 5 osa. Tegu on siis võrgustikutööga, et mida aasta edasi, seda rohkem saame aru, et kui tähtis see on, kui palju rohkem saame valdkonna üleselt noori toetada, kui meil on selline ühtlane võrgustik ja teistpidi, et see noor tunneb ka igas nagu selles nii-öelda võrgustiku osas ennast turvaliselt, sest võrgustik teebki üheskoos tööd selle noore nimel. Et siis on lisandunud siia mono nii-öelda sellisesse meetodite kogumisse ongi see võrgustikutöö täitsa nagu eraldi. Aga rääkides siis üleüldiselt, siis kõige suurem osa monost siis nii-öelda loobki siis nii-öelda töö avalikus ruumis. See tähendab siis tänavatööd ja samas ka tööd internetis. Et tänavatöö, siin on ka selgitus, et hästi lihtne, et pargid, tänavad, ostukeskused, ühesõnaga, kus see noor on ja nagu noorsootöö seaduse järgi ikka, siis kogu see nii-öelda mobiilse noorsootöö pakkumine toimub ka siis vabatahtlikkuse alusel. Et see ei ole mitte mingi kohustus, kui noor ei taha kontakti luua, täiesti okei. Aga ta võib-olla saab näha, et see mobiilne noorsootöö on seal linnas või alevis olemas ja ta teab, et mingi hetk, kui tal vaja on, siis on see mobiilne noorsootöötaja olemas. Ja kui nüüd näiteks selles töös avalikus ruumis ja võrgustikutöös tuleb välja vajadus,
et selle noorega on vaja teha kas tööd näiteks individuaalselt või kaasata juba näiteks tema sõprade gruppi, et siis ongi mobiilses noorsootöös grupitöö võimalus ja teistpidi ka siis nii-öelda individuaaltöö võimalus, et nagu need kaks siis meetodit ütlevad, siis üks on selline natukene laiem, teine siis puhtalt fookusega sellele ühele noorele ja need võivad siis nii-öelda sisaldada endas siis näiteks Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalustest osasaamist või siis ka lihtsalt see, et me mingi aeg saamegi füüsiliselt näiteks kahekesti kokku ja me teemegi sellist nagu vastavalt siis noorsootöö võimalustele sellist omavahelist koostööd, et kuidas siis tema kas olukorda kuidagi kas välja tulla või just nagu soodustada seda, et ta saaks näiteks edasi õppida, et kõik selline asi. Ja nagu ma ennem rääkisin, siis ka kogukonnatöö, et hästi selline kihvt vorm, kus siis ongi võimalus tuua see nii-öelda 0-st 100-ni ja sealt edasi ka nii-öelda need noored ja kogukond omavahel kokku ja siis luua kas mingi üritus, teha üheskoos midagi ära. Et just see, et meil on tihti nii-öelda keeruline, et vanemad ei mõista nooremaid ja nooremaid ei mõista vanemaid, et siis kogukonnatöö on ka nagu väga hea võimalus, kus nii-öelda neid mõlemaid mõistmisi siis võib-olla läbi arutada ja aktsepteerida ja näha neid nagu vaateerinevusi, et jah. Vot, aga see oli selline põgus siis meetoditest. Liigun nüüd edasi siis nii-öelda, et mis siis teeb Haridus- ja Noorteamet siis mobiilse noorsootööga seoses siis NEET-olukorras ja NEET-olukorra riskis noorte jaoks. Et siin kaks esimest siis tumedas kirjas on sellised hanked. Esimene on hästi suuremahuline riigihange, et seal on just fookus jõuda nende NEET-olukorras ja NEET-olukorra riskis olevate noorteni siis läbi mobiilse noorsootöö ja teha nendega siis vastavalt noorsootöö võimalustele ka siis natukene pikemaajaliselt tööd. Et aidata see noor siis üks hetk kas hõivesse, kas jõuda tagasi või toetada teda kooliteekonnal, et samamoodi selline nii-öelda tugisammas olemas olla. Et selline väga hea võimalus, et see noor nii-öelda sealt võib-olla töös avalikus ruumis nii-öelda fookusesse või kätte saada ja siis tehagi temaga juba natukene rohkem edasist tööd. Siis, kuna me esimesest hankest loodame väga siis uute kohtade peale, kes seda mobiilset noorsootööd hakkavad tegema, et siis on kindlasti ülioluline ka see, et need uued spetsialistid, kes tulevad, siis neil oleks ka selline nii-öelda arenguprogramm või koolitusprogramm olemas, et siis teine hange ongi siis mõeldud siis nii-öelda selleks, et kui sa lähed sinna koolitusprogrammi, siis selle pikkus on 9 kuud koos ettevalmistava tegevusega. Siis sa tuled sealt välja, sa tead, kuidas mobiilset noorsootööd teha, kuidas võrgustikutööd teha, kuidas ennast hoida, mis on ju tohutult oluline tegelikult ja kõik selline nii-öelda võib-olla ka keerukamate noortega suhtlemine, et selle nii-öelda arenguprogrammi just mõte ongi see, et esimesed programmid on mõeldud just nendele, kes alustavad ja üks jätkuprogramm on mõeldud ka siis nendele, kes on juba kauem seda teinud, näiteks Tartu, Pärnu, Tallinn, et just ka neid spetsialiste nii-öelda hoida fookus ja pakkuda ka neile sellist nii-öelda uusi teadmisi ja tuge. Ja kui me räägime siis toest, siis ongi tugi- ja arendustegevused, selline kolmas hästi lai tegevus, et sinna alla tegelikult mahub tohutult palju veel punkte, aga et siis ongi nii-öelda juhendmaterjalid näiteks, mobiilse noorsootöö käsiraamat. Just hiljuti tuli välja mobiilse noorsootöö kontseptsioon, mis siis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt sai kinnitatud. Jälle sellised nii-öelda materjalid, mis toetavad seda spetsialisti selle mobiilse noorsootöö teekonnal. Siis on toe pakkumine KOV-idele. Ongi see, et kuidas siis nii-öelda seda mobiilse noorsootöö teenust läbi viia, kuidas seda üldse teenust disainida, et olen ise läbi viinud juba mõned koolitused, näiteks Jõgeval, et ongi see, et täiesti nullist alustada, et mis sa siis tegema pead ja samamoodi see on ka seotud sellega, et just nendele partneritele pakkuda seda, et kuidas saab mobiilne noorsootöö siis olla mingis KOV-is või kuskil mujal nagu nii-öelda selleks laiema süsteemi osaks. Et jah. Ja siis ongi võrgustiku loomine, selle arendamine, et võrgustikuga see on varasemalt loodud, siis ta kadus ära ja nii edasi. Et nüüd siis on selline
taaskäivitamine ja meil on see, ma ütleks, et väga hästi koos Enkiga praegu tööle läinud ja selle eesmärk ka siis laiemalt on see, et esiteks siis oma spetsialistide teadmisi arendada ja teisalt ka siis ongi see, et üks hetk nagu kuuluda selle ühe rühmana kuskile suuremasse võrgustikku. Et jällegi see koostöö on see võti. Ja mulle hästi meeldib selline metafooride maailm ja siis panin ka siia vahelduseks ühe sellise silla ehitamise, et nüüd liigumegi vaikselt sinna poole, kus ma sooviks ka teie võib-olla sellised mõtted ja teadmisi. Et väga tähtis on see, et nagu ma ka ennem ütlesin, et see noor oleks toetatud, aga teistpidi, kuidas me nagu suudame neid teenuseid teha jätkusuutlikult ja see, et see spetsialist ei põleks ka ise läbi. Et ta ei pea teadma absoluutselt kõike, et mingeid asju saab ju omavahel ära jagada, näiteks, et ma ei tea, kui see mobiilne noorsootöötaja teabki näiteks rohkem nendest noorsootöö võimalustest, et siis võrgustikus ta saab ka seda näiteks esindada. Et ei pea olema selline hunt kriimsilm ja teadma kõiki asju, et siis on nagu, ma arvan, et see on liiga koormav ja teistpidi ongi see, et meil on ju väga head spetsialistid, kes ka ühel hetkel lihtsalt võivad läbi põleda puhtalt sellepärast, et see koormus läheb liiga suureks. Et siis ongi see, et see sild ehitatakse koos selle noore jaoks ja igaüks saab natukene panustada. Et meil on sellised praegusel tasandil on arutelud olnud koos Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga, et just, et mis need varasemalt me oleme teinud esitluse ka minu arust kohvi hommikul, et mis need erisused on, aga nüüd võib-olla keskenduks sellele, et mis need sarnasused on, et mis me saaks üheskoos teha, kuidas toetada üheskoos seda noort ja niimoodi, et kõik seal protsessis ellu jääksid ja teeksid seda väga hea meelega ka edasi, mida ma ei kahtle, et keegi ka teeb. Aga et tõin igaks juhuks näiteks ka ühe varasemase sellise koostöövõrgustiku võtmerollid. Siin on rohkem välja toodud siis nagu valdkonnapõhiselt, siis kuidas võiks selline koostöö toimida, et alustades noorsootöö valdkonnast kuni siin siseturvalisuse ja muude sotsiaalvaldkondadeni, et hästi selline hästi tehtud joonis. Aga nüüd siis võiks liikuda, kui me seda harjutust teeme, siis just nagu natukene jällegi täpsemaks, et kuidas siis näiteks noorte heaolu spetsialist ja mobiilse noorsootöö spetsialist teeks omavahel koostööd. Ja ma saan aru, et paljudes kohtades veel seda mobiilset noorsootööd niimoodi ei ole. Selles osas siis palun, et olete avatud meelega ja unistate, et on üks mobiilse noorsootöö grupp teie juures, kellele te saate siis nagu toetada, et visualiseerida, et kui oleks selline inimene või sellised inimesed, kes käivad siis aeg-ajalt, teevad neid meetodeid, teevad seda tööd avalikus ruumis, kuidas mina saaksin noorte heaolu spetsialistina siis teha nendega koostööd. Et selleks siis Kette aitab mulle teid jaotada gruppidesse ja sisuliselt seal on 3 küsimust. Saate igale ühele vastata. Nagu ma ütlesin, siis valesid vastuseid ei ole. Et tõin ka iga küsimuse juurde näite. Et esimene ongi, kuidas saaks noorte heaolu spetsialist teha koostööd mobiilse noorsootöötajaga. Et näiteks, et suunan noore noorsootööalaste võimaluste kohta uurima otse monotajalt. Et jällegi see, et ma ei pea kõiki noorsootöö võimalusi teadma, äkki teab rohkem see mobiilne noorsootöötaja. Siis sealt edasi, et kas saaks midagi üheskoos ära teha. Ahah, kellelgi on mikker lahti, aga ei ole hullu. Et siis jälle, et midagi sellist, kus me saaks seda töökoormust mõlemalt poolelt natukenegi vähemaks võtta. Tõin ka siin välja, et rääkisime siis Töötukassa ees ka siis sellest kaardistusest, et heaolu spetsialist teeb ka ju kaardistuse oma siis teenuste võimalustest, kõigest sellest, et mis tal ümber on. Ja samamoodi mobiilses noorsootöös siis sotsiaalruumi analüüs. Miks mitte mõlemad saavad oma mis nad välja uurinud on, kombineerida ja saavad sellise väga hea terviku oma siis selle piirkonna kohta. Et ei pea mõlemad pooled eraldi jalgratast leiutama, vaid üheskoos saavad seda teha. Ja siis võib-olla selline hästi lai valdkonna ülene küsimus, mis on igal pool nii, et kuidas siis jaotada seda võrgustikutööd nii, et üks osapool ei oleks kurnatud selle üleval hoidmisest. Et siin tõi Töötukassa väga hea näite, et ma ei mäleta, kus see täpsemalt oli, aga et
ühes Eesti kohas toimis see nii, et iga kord siis lepiti kokku järgmine osapool, kes selle kokku kutsub. Siis on see, et ei ole nii, et üks spetsialist läheb ära, läheb kogu see võrgustiku teadmine, vaid see, et see on selline jagatud vastutus ja see ei ole liiga kurnav siis ka sellele ühele poolele. Et need olid minu mõned näited. Ma usun, et teil on ka väga kihvti mõtteid ja nüüd palukski siis Ketel jagada teid gruppidesse. Kõigile, kes kirja panid, väga olulised punktid, mis ma näen siin kiiruga. Et küsiks nüüd, kuna me ajaliselt tuleb järgmine ettekandja peale, et kas keegi soovib jagada natukene oma mõtet, et kuidas selline 3 küsimust, mis sealt võib-olla kõige rohkem silma jäi ja kuidas selle võiks nii-öelda tööle panna sellise koostöö. Et kas on kedagi, kes lõi silma särama ja pakuks kohe siin lahendusi või mõtteid? Nagu Kete ennem ütles, siis nüüd mõttehetk ja siis võib keegi mikrofoni lahti teha. Ma tegin mikrofoni lahti. Ahah, ja väga tore. Tere, Triin. Ja tere, Marten ja kõik teised. Ma vaatasin, et tegelikult kõikidel gruppidel tunduvad olevat sellised sarnased mõtted, on ju? Et kui niimoodi üldiselt võtta, aga nii ka meie väikeses grupis kui ka teised, et tegelikult 2 esimest küsimust, need nagu lähevad isegi ühte, et ongi see, et ühised üritused ja tegelikult siis ka ühine see töö avalikus ruumis, et saada kontakti nii siis nende NGTS-i seiresiseste noortega kui ka väliste noortega. See jäi silma põhilisena ja kuidas võrgustikutööd teha nii, et ei oleks üks pool kurnatud, siit jääb silma see konkreetsus ja see, et on ühiselt kokku lepitud ikkagi tegevuskava, vastutajad, rollid ja on koordineeritud mõte ja võib-olla see läheb ka selle eelmise kohvihommikuga kokku, et lähtuda sellest ringist välja mudelist, mis on hästi heaks eeskujuks siis võrgustikutöö tegemisel ja hästi tore oli ka, et meie grupis öeldi ka, et just tuleb see koolitus ja mina ise olen ka selles mõttes selle koolituse läbinud, et kindlasti see toetab võrgustikutöö tegemist. Suur aitäh sulle, et tõsi ta on, et selles suhtes väga head punktid seal välja on toodud ja mul on hea meel, et need ju punktid on puhtalt need, mille pealt me ka edasi saame minna ja üheskoos seda arendada, et jõudagi nende noorteni ja ma ütlen, et sealjuures ka oleks oluline see, et see spetsialist jääks seal ise terveks. Vot, aga minu aeg on läbi. Just, Triin võttis väga hästi kokku. Ja annangi siis. Nii? Ja. Just, ma tahtsin öelda, Marten, aitäh sulle meie poolt, et sa võtsid selle aja ja tulid ja rääkisid meile ja aru on saada, et igasugused põnevad seiklused on meil siin mobiilse noorsootöö vaatest ikkagi üle-eestiliselt ees ootamas. Nii et jagame siis ka teiega, et mis ja kuidas saama hakkab, kui selleks õige hetk on. Nii et aitäh, Marten. Marten jagab pärast mulle esitlust ka ja saadan siis kõigile osalejatele sellega pärast meili peale memoga. Aga nüüd Harno ei ole lõpetanud tänaseks. Annan sõnajärje edasi Kristiina Hiisile, kes siis räägib meile oma tegemistest ja eelkõige siis infohundist. Just. Aitäh sulle, sõna sulle. Ma proovin ka nüüd ekraani jagamisega hakkama saada. Loodan, et tuleb välja, läheb üks hetk aega. Aga alustan enda tutvustusest. Et mina olen Kristiina, olen haridus- ja noorteametis noorteinfo peaekspert ja minu üheks töölaua ülesandeks on selline tore portaal nagu Infohunt. Igaks juhuks küsin, slaidid peaks olema nüüd ilusti näha nii-öelda esitlusvaatest. On ilusti näha. Väga hea. Et natukene siis sellest, et mis asi see Infohunt on. Et ma tean, et teid mitu tükki on käinud juba meie infotundi kuulamas, oleme ühes teises kohas seda tutvustanud. Aga kui lühidalt kokku võtta, siis Infohunt on noorteinfoportaal, mis siis koondab kokku noore jaoks piirkondlikud tegevusvõimalused, uudised, kohad, et kõik, mis on noore jaoks nii-öelda tema kodukohas vajalik. Et nagu me näeme ju, tegelevad heaoluspetsialistid, tegelevad noorsootöötajad, tegelevad huvihariduse inimesed, tegelevad koolid noortega, aga sellist ühtset
keskkonda, kuhu see info kõik kokku koonduks, siiamaani pole olnud. Ja miks me seda kõike teeme, on eelkõige just noore vaatest, et noor oleks oma valikuvõimalustest paremini teadlik. Ja seetõttu portaali ongi kokku kogutud noorsootöö võimalused, huvitegevus ja huviharidus, erinevad pakkumised, kõik muud sündmused, perepäevad, festivalid, kõik, millel noor siis saab osalema minna. Hetkel on meil pilt selline, et meil on liitunud 11 kohalikku omavalitsust, ehk siis kes nendest 11 omavalitsusest on, teie saate küsida juba endal õiguseid, et saate ka oma infot portaali sisestada, saate vaadata, mis seal on. Ja teised, kelle piirkonda siin veel kirjas ei ole, siis teie võite minna oma noorsootööga tegeleva inimese ukse taha koputama, et äkki võiks. Aga kohe jõuame ka selleni, et miks te võiks või peaksite üldse minema seda ust sinna kraapima. Et nagu ma korra juba mainisin, siis meil tegelikult neid infokanaleid on väga-väga palju. Et meil noortekeskused jagavad oma sotsiaalmeedias, kodulehel, keegi jagab TikTokis, keegi Instagramis, keegi jagab plakatina. Et portaal peaks siiski kokku koondama erinevate asutuste, noortekeskused, koolid, rahvamajad, huvikoolid ja kõik muud asutused, sealhulgas tegelikult ka noorte enda organisatsioonid, noortevolikogud, maakondlikult noortekogud, kui tihtipeale on mingid huviringid, kus on tekkinud noortegrupid, kes teevad väga ägedaid asju, et siis kõikide nende info oleks ühes kohas. Ehk siis, kui noor näiteks kolib uude piirkonda, siis tal ei ole tegelikult infot, kust kohast leiab ta, mis piirkonnas toimub. Aga nüüd, kui on portaal on üle-eestiliselt kasutatav, siis ta saab võtta portaali lahti ja vaadata erinevaid piirkondi, mis seal toimub. Ja kõik see kokku koondub siis kohaliku omavalitsuse kätte, kes siis näeb kogu infot, mis tema piirkonnas toimub. Et kohaliku omavalitsuse esindaja saab muuta, saab lisada, saab hallata kasutajaid, et kõik nii-öelda oma piirkonnas toimiks. Ja need asutused kokku siis ongi need, kes noore jaoks infot sisestavad. Et need võivad olla nii asutused, võivad olla nii spetsialistid, ehk siis kõik, kes midagi noortele korraldavad. Aga mida siis portaali on võimalik sisestada? On sündmused ja tegevused, ehk siis me oleme 4 erinevatesse kategooriasse pannud sündmused. Ühed on siis noorsootöö tegevused, mida siis korraldavad noortekeskused. Järgmised on huviringid, mis on siis ilma õppekavata korduvad tegevused. 3. on huviharidus, mis on siis õppekavaga. Ja 4. on muud sündmused, mille alla tihtipeale lähevad need, millel on laiem sihtrühm, kui on ainult noored. Ehk siis perepäevad, mis annavad, kus on tihti ka alla 7-aastased ja üle 26-aastased, et kõik sellised sündmused saavad nii-öelda portaali ülesse. Järgmiseks on uudised ja teadaanded. Siinkohal on näiteks sellised asjad, mis nägin just portaalis oli sisestatud see, et noortel on avatud rahulolu küsitlus, võib-olla on toimunud mõni äge projekt, keegi on külas käinud, noortekeskuste lahtioleku ajad on muutunud ja mis minule ühelt koolituselt kõrva jäi ja väga sellise ägeda mõttena tundus, oli see, et ka noorte enda loodud sisu. Ehk siis meil on paljudes piirkondades meediaringid, fotoringid, ehk siis noored saavad ka ise oma sisu sinna panna, kui neil on nii-öelda infosisestaja konto loodud ja seda kõike saab teha. Ja 3. suuremaks plokiks on siis erinevad asutused, tegevuspaigad, kohad, kuhu noor minna saab.
et ühed on need, kus noori ootavad spetsialistid, näiteks noortekeskused, huvikoolid, kus on nii-öelda kindlad lahtioleku ajad, aga ka need kohad, kuhu noor saab minna ükskõik mis kellaajal. Skatepargid, terviserajad, et need kõik võiksid sinna jõuda, nii et noorele tekiks see tervikpilt, mis tema piirkonnas toimub. Siis, mis on selle portaali siis eripära? Ehk siis me seame kõige ette noore ja tema vajadused, et noortel oleks lihtne portaali kasutada. Seetõttu oleme teinud portaali e-mailiga sisselogimise, ehk siis ei ole vaja ID-kaarti, ei ole vaja Smart ID-d, piisab ainult e-maili olemasolust ja parooli loomisest. Siis portaali on mugav kasutada nii telefonis kui arvutis, et olenemata sellest, mis seadest lahti võtta, kohaneb portaal kohe niimoodi, et kõik on ilusti nähtav, ei ole midagi kuskilt ebamugavalt kasutada, midagi ei ole peidus. Kuna portaalis on konkreetselt noortele suunatud info, siis tegelikult on neile vähem infomüra, kui on näiteks sotsiaalmeedias, et me kindlasti oleme näinud neid noori, kes lähevad TikToki otsima mingit sündmust või Instagrami, aga siis lõppkokkuvõttes vahivad tund aega kassivideosid või naljakaid Minecrafti videosid, et nii me saame hoida noore fookuse ühes kindlas kohas. Siis noor teab, et ta saab seal portaalis registreeruda oma piirkonna sündmustele ja üks kindel kanal, kust saab kogu piirkonna info. Et need on need sellised 5 tähtsamad punkti, mida me peame kogu aeg silmas, et noorel oleks hea kasutada. Aga miks on portaal kasuliku info sisestajale või nii-öelda sündmuste korraldajatele, teenusepakkujatele, siis me oleme teinud info sisestamise hästi lihtsaks. Sul on ees lahtrid, mida tuleb sisestada. Sa ei pea iga kord nuputama, looma mingit vormi, kuhu on vaja iga kord mõelda välja, mis info sisestada tuleb. Kui sündmus on sisestatud, tekib automaatne registreerumisvorm, mida siis näed iga kell portaali tagatoast. Kui nüüd sündmused, tegevused, ükskõik mis info on portaali sisestatud, siis kõikidele tekib ainulaadne link, et sa saad seda linki igale poole välja jagada. Täpselt nagu siiamaani on jagatud registreerimisrinki Google Drive'is, Office'is, kus iganes te olete varem neid harjunud tegema, siis täpselt samamoodi on võimalik jagada infohunt portaalist infot välja linkiga. Ja kõik need kokku ongi, kui noor on registreerinud, kui on olemas sündmuste info, siis need kokku toovad ka statistika, ehk siis sul on kõikide sündmuste statistika ühes kohas. Sa ei pea panema eraldi Drive'ist kuskile infot kokku, et näed, siin osalis nii palju, vaid sa saad lahti võtta statistika mooduli ja statistika moodulist sa näed ära kohe, kui palju on portaalis registreerinud, palju on kinnitanud ja palju on osalenud sul inimesi sündmustel. Ja miks siis heaolu spetsialisti jaoks portaal kasulik on? Esiteks on noortevaldkonna info ühes kohas, et sa näed ära, mis toimub, sa ei pea käima 3, 4 kuni 10 erineva lehe peal, et vaadata, mis piirkonnas toimub, kes mida korraldab, kuhu noort on võimalik suunata. Siis sa saad ka tegelikult ise oma infot sisestada, et kui sul on mõni uudis, mõni sündmus, mõni teadaanne, mida on noortele vaja jagada, siis portaalis saab seda väga lihtsalt teha. Ja nagu me oleme arutanud omakeskis ja ka Kete ja teistega, siis hetkel on loomisel kontaktide nimekirja funktsionaalsus. Ehk siis sinna saab kirja panna nii heaoluspetsialistid, mobiilse noorsootöötaja kontaktid, noorsootöötajate kontaktid, ehk siis kõik kontaktid, mis on noore jaoks vajalikud.
et ta leiab need lihtsalt üles, et näiteks ta teab, et tal on vaja vaimse tervise õe abi, siis selle võiks sealt leida. Ja seetõttu saate ka ise leida portaalist neid piirkondlikke kontakte. Aga et minu jutt siin lihtsalt ei oleks selline, et on tore portaal, siis me oleme tegelikult küsinud ka noorte käest, et mis noored arvavad. Ja tagasisidena saimegi selle, et esiteks on hea, et sa saad seda ka koha peal, ilma koha peale minemata kirja panna ennast, saad infot selle kohta ja just see, et kui sa lähed kaugemale oma kodukohast, saad sa vaadata, mis teistes kohtades toimub. Et kui sa lähed vanaema juurde, lähed sõbra juurde, lähed reisima, aga tekib vaba aeg, siis portaalist leiab selle koha ilma teadmata, mis asukohas tegelikult toimub. Ei pea teadma noortekeskuste Facebooki aadresse, ei pea üldse teadma, mis on. Piisab sellest, kui noor teab infohunt.ee ja saab sealt nii-öelda oma info kätte. Ja nii palju, kui me oleme veel noortega rääkinud, siis see muudab nende jaoks info otsimise lihtsamaks, sellepärast et üks info on nende jaoks ühes kohas ja ka tegelikult kättesaadavamaks. Et mulle endale meeldib rääkida seda lugu, kuidas ma otsisin oma lapsele 2 aastat otsisin ujumistrenni ja kõik ujumistrennid, mis olid avalikult kuskilt internetist leitavad, olid algajate grupid olid reaalselt minutitega täis. Ehk siis, kui sa ei olnud täpselt õigel hetkel arvuti taga, siis sa võisid suu puhtaks pühkida ujumistrennist. Aga siis tuli välja, et ujula stendi peal on veel üks ujumisring, ujumisklubi, kes siis teeb lastele ujumistrenne. Ehk siis tegelikult see, et sul on ujulas noortekeskuses stendi peal kuskil info väljas, ei tähenda, et see info on kättesaadav, sest need, kes seal kohas ei käi, nemad seda infot ei saa. Et see on üks hea point, mille peale mõelda, et kuidas info on noortele kättesaadav. Et ma natukene räägin ka sellest osast, et kui keegi nüüd tunneb, et see portaal pakub talle huvi, tema piirkond on liitunud ja tahaks osaleda koolitusel, siis meil nüüd augustis ja septembris on tulemas 3 koolitust, mis siis on Tartus, Haapsalus ja Tallinnas ja selle info leiab kõik infohunt portaalist, et infohunt.ee / toetavad tegevused. Et ma pärast ka need slaidid saadan, et saate nii-öelda kõik ka nii-öelda lingile klikkida ja edasi minna, et ei pea üles kirjutama. Aga kui on nüüd mõni piirkond, kes ei ole liitunud, aga soovib nüüd liituda, siis tegelikult me saame teha ka niimoodi, et pärast omavalitsuse liitumissoovi saame tulla koha peale ja teha kogu piirkonna nii-öelda huvitatutele nii-öelda eraldi koolituse, ehk siis ainult teie piirkonna koolitus. Et see on ka selline üks hea nii-öelda stardikapital, mida kasutada, et info sisestamine saaks olema lihtne, et te teaksite, kuidas seda teha, ei peaks liialt tööaega kulutama sellele, et te saaksite või et te õpite portaali kasutama, vaid me kulutame see 3-4 tundi. Ma räägin kõik nüansid lahti ja saame täpselt nii-öelda kõikidele küsimustele vastata ja kõikidest raskustest üle. Ja siinkohal ongi 2 inimest, kes põhiliselt meie nii-öelda tiimis tegelevad. Olen mina, Kristiina ja on Kadri, kes siis meie infohunt@harno.ee veebiaadressilt või selle emaili aadressilt alati vastavad. Need kirjad kõik saavad vastused, kui teil tekib küsimusi, mõtteid, ettepanekuid, siis kindlasti on need meile väga oodatud, et kuidas me saaksime teile kasulikud olla, kuidas saaksime veel paremaks teha, et see oleks teile ka kasulik ja kindlasti saate oma piirkonna kohalikku omavalitsust suunata, et näete, et selline äge asi on, et äkki võiks mõelda liitumise peale.
ja need, kes on juba liitunud piirkondadest, nemad võivad vaadata, portaalis on olemas liitunud kohalike omavalitsuste kontaktid, kes siis õigustega tegelevad ja saavad nende käest küsida endale nii-öelda portaali info sisestamise õigused. Et mina hetkel olen sisuosaga lõpetanud, et kas keegi tahaks korra jagada, kas keegi on enne kuulnud sellest Infohunt portaalist, on võib-olla juba käinud ise avastamas, et mis esmased mõtted on? Mina võin Raplamaalt korra võtta sõna, et praegu just küsisin ühest kohalikult omavalitsuselt, et kas nad on liitunud või kas nad teavad ja siis sealt noorsootöö spetsialist, siis vallavalitsuse ametnik ütles, et ei ole veel nendele nagu suudetud maha müüa, et miks nad peaksid sellega liituma, et ma ei tea, kuidas teie oma tööd nagu teete või et ühesõnaga, jah, ühesõnaga nemad ütlesid, et neil ei ole suudetud maha müüa seda infomuuti. Eks meil ongi erinevad meetodid ja oleme nii-öelda kohalikule omavalitsustele erinevalt lähenenud vastavalt sellele, kuidas nende noorte info seis on. Et kindlasti on mõni piirkond, kes on altim kasutama ja on kindlasti neid, kellel on juba oma nii-öelda kanalid välja kujunenud, et eks see vajabki natukene tööd veel. Ja sellepärast me seda igal pool tutvustamegi, et inimesed oleksid teadlikumad. Nii, kas on kellelgi veel mõtteid? Mul tekkis sama küsimus, et miks siis on nagu neid liitujaid on nagu nii vähe? Et nad ei olnud väga palju seal veel. Just, neid on hetkel on täpselt 11 ja eks siin ongi see, et me alustasime eelmise aasta septembrist, et me uuendasime eelmisel aastal nii-öelda platvormi, uuendasime kujundust, et see Infohunt portaal kui selline on loodud kohalike omavalitsuste poolt ESF-i programmi raames, valmis tehti prototüüp, aga kuna see nii-öelda tagatuba oli tagasiside põhjal keeruline, siis me tegime ta uuele platvormile ümber ja nüüd siis on olnud see esimesed paar kuud, pool aastat natuke peale, kui me oleme nii-öelda aktiivselt kutsunud kohalikke omavalitsusi liituma, et nemad saaksid oma infot sisestada. Et sellepärast neid veel vähe ongi. Et eks need protsessid võtavad aega. Kas see on ka kohalikule omavalitsusele tasuline? Hetkel on ta kõigile tasuta, et me siin kaardistame Mis tähendab hetkel, mis see kaasa toob siis? Kohe räägin lõpuni, et 2026. aasta lõpuni on kindlasti ta tasuta, on riigi hallata, riigieelarvest tuleb selle üleval hoidmiseks raha, aga sealt edasi me oleme kaardistanud või selleks ajaks kaardistame, mis on need reaalsed ülalpidamiskulud ja ilmselt 2027 tekib kohalikule omavalitsusele mingi nii-öelda aastatasu. Mis see aastatasu olema saab, me hetkel öelda ei oska, kindlasti ei saa see olema tuhandetes eurodes, see pigem on mõnisada eurot, et katta ära portaali ülalpidamiskulud. Aga iga hetk on võimalik nii-öelda öelda, et see tasu ei ole sobilik ja lõpetada portaali kasutamine. Et praegu ongi ta just tasuta sellepärast, et kõik saaksid proovida, vaadata, kuidas oma piirkonnas toimib. Lihtsalt väike ohukohakene, sest Arno, me arendasime selle sama programmi raames ja nüüd me maksame iga kliki eest, maksame hirmsaid rahasid kuus, et minna jah omavalitsusele seda, mitte ma arvan, et see ei ole üldse noorsootöötajates kinni, et keegi ei tahaks seda võtta ja me algul kõik koos seda arendasime. Et pigem on see lihtsalt see haldamise teema, et kohalikul omavalitsusel ei ole suutlikkust enam kõiki asju lihtsalt üle võtta, olgu see 3, 4 või 5 aasta pärast. Sama, et kui me täna tahame seista veel selle eest, et meil LGTS töötajad jääksid tööle, siis jah. Ja muidugi siin võib ka olla see olukord,
ütleme, et 2026 aasta lõpuni on kindlasti teada, et ta on tasuta, see on nii-öelda käivitusperiood. Ja kui tõesti võetakse väga hästi vastu, siis see nii-öelda tasu, võib-olla leitakse see edasine raha ikkagi riigieelarvest, sest see nüüd 3 aastat tuleb teda niikuinii riigieelarvest üleval hoida, et kuidas sealt edasi läheb, seda infot või nagu seda otsust meil ei ole veel öeldud. Et me siin kaardistamegi, vaatame, kui palju see päriselt kulu on. Et mida suurem huvi suurem huvi kohalike omavalitsuste poolt on, seda ka väiksem meie tööjõukulu on, sellepärast et hetkel läheb meil hästi suur rõhk selle peale, et teavitada inimesi portaali olemasolust ja nii-öelda kutsuda uusi liitujaid. No mis see liitumine tähendab, et kes selle avalduse või kes selle peab tegema, et või mismoodi see käib? See on hetkel üles ehitatud niimoodi, et kohalik omavalitsus peab saatma nii-öelda liitumissoovi. Miks kohalik omavalitsus? On seetõttu, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on pakkuda noorte infoteenust. Ja see nii-öelda infohunt kohaliku omavalitsuse jaoks ongi siis noorte infoteenuse pakkumise platvorm. Ja kui nüüd kohalik omavalitsus on liitumissoovi esitanud, siis me sõlmime kohaliku omavalitsusega lepingu, kes siis võtab nii-öelda endale kohustuseks kasutada oma piirkonnas infohunt portaali. Lepingus märgitakse ära, kes on kontaktisik, kes siis on nii-öelda meie jaoks, kellel me jagame infot, kes on nii-öelda piirkonnas selle haldur, kes jagab neid kasutajaõiguseid laiali, ja sealt edasi siis kohalik omavalitsus saab anda asutustele info sisestamise õigused. Ja lepingus ongi 2 sellist või 3 põhipunkti. Üks on see, et kasutatakse noorte infoteenuse pakkumiseks, teiseks on kontaktisik ja kolmandaks on see, et autoriõiguste teema. Ehk siis, kui meie saame nii-öelda autoriõiguste päringu, et keegi on kuskil valesti kasutanud, siis selle edastame me kohaliku omavalitsusse, siis kohaliku omavalitsuse enda otsus on see, kas tasutakse ise autoriõiguste nõue või edastatakse siis sellele, kes seda rikkus. Et need on sellised kõige suuremad punktid ja seal siis sätestatakse ka ära, mis on kohaliku omavalitsuse ülesanne ja mis on Harno ülesanne. Kas see tehakse aastaks või mis aja? See tehakse tähtajatult. Ehk siis seal on sees klausel, et kas kuuajase või 3. Aga tähtajaliselt ei saa siis teha või? Me ei ole sellel mõtet näinud, sellepärast, et just sellepärast, et me peame hakkama uuesti lepingut tegema. Nii-öelda paberimajanduse vähendamiseks on ta hetkel tähtajatu ja nii-öelda mõistliku etteteatamise ajaga saab seda lepingut lõpetada. Sealhulgas on ka olemas klausel, et pool aastat enne juurutusperioodi lõppu me teavitame kõiki ja siis vastavalt sellele saab iga kohalik omavalitsus otsuse teha, kas jätkatakse või ei jätkata, kui muutub tasuliseks. Okay. Aitäh. Palun, kas kellelgi on veel mõtteid, küsimusi, et ma näen, et siin on ka info venekeelse kohta, et hetkel me ei ole venekeelset infot teinud kõige selle nii-öelda eestikeelsele haridusele üleminekuna ja kogu nii-öelda eestikeelse infokeskkonna hoidmise pärast, et portaali on võimalik valida, et kui sa sisestad sündmust, et kas su sündmus on eesti, inglise, vene või ukraina keeles, aga nii-öelda funktsionaalsust, et ta automaatselt vene keeles oleks, seda hetkel tõesti ei ole. Aga kui on vajalik nii-öelda venekeelseid tutvustusmaterjale, siis neid me saame luua. Meil on olemas venekeelne suund noorte infotiimis ja seda saame teha kõike. Et sellest palun lihtsalt meile märku anda. Tundub, et nüüd oleme me kõik uuesti siia tagasi jõudnud, nii palju, kui meid siia veel sellesse lõppu jäänud on. Aga natukene ma ikkagi annaksin ka seda avatud mikrofoni, et mis on sellised põhiasjad, mis teile kuidagi eriti kohe kõrva jäid selles osas, kuidas jõuda nende noorteni ja ka nendeni, kellega võib-olla ei pruugi väga kergelt kontakti saada. Et annaksin võimaluse jagada korra niimoodi kiirelt, sest ma loodan, et te ka ise ju nägite, et neid mõtteid jõudis sinna Väädleti seinale ikkagi omajagu.
mis mõtted tekkisid? 1-2 mõtet, kas või ühe lausega, ühe sõnaga? Oma kogemused ja et nad on meiega võrdsed. Minule meeldis see mõte, et läbi nende hobide, läbi noorte hobide, et sealtkaudu läheneda, et see oli väga värskendav mõte. Väga hea. Aga nii nagu lubatud, andsin 2 sõnaks võimaluse. Järgmine küsimus on tegelikult teil seal Padleti peal ka kenasti ju ilusti näha ja see on eelkõige nüüd seotud nende tööriistadega, mida te kasutate töös noortega. Sinna te saategi nüüd arutleda ühiselt, et kas te kasutate kas te kasutate digitaalseid tööriistu selleks, et noortega järgmisi samme planeerida, kas te kasutate mingisuguseid juba valmis tehtud töölehti, kas te võib-olla on seal lihtsalt mõni selline, no ma ei tea, mõni näiteks kasutabki noorega võib-olla ka kontakti hoidmiseks tõesti ainult Snapchati feed'i ja kellel kõige pikem streik tuleb, on ju. Et kõike sellist te saate oma tööriistakasti vaatest sinna jagada ja annan nüüd siin juures aega teile 10 minutit ja annan teile võimaluse jagada. Eelkõige siis sellest vaatest, et kas kellegi jaoks oli mõni selline üllatav koht, et võt selle peale ma polegi mõelnud, et sükest asja võiks kasutada. Näiteks avatud mikrofon. Taaskord annan sõna 2 võimalust. Ainult 2 on võimalus jagada. Kolleegilt Poola kõrvaga ploomipuu tehnikast. Mis see on? Please keegi rääkige. Ploomipuu tehnika. Nii. Kes jagas? Siin vist on mõeldud seda ploomipuu töölehte, eks ju, et see oli meil eilsel vaimse tervise esmaabi koolitusel lõpus ja see tundus täitsa tore tööleht, mida võiks kasutada mõnikord, et esimesel kohtumisel jääd murda. Nõus. Puu kus on inimkujutised erinevas asetuses või poosis ja siis küsitaksegi inimeste käest, et kus on see tegelane, kes sinuga praegu kõige rohkem samastub. Seal on nii köielrippujaid kui ülesronijaid, kui tipus olijaid, kui allakukkujaid. Et see on lahe tööriist. Täitsa soovitan. Ja selle nimi oli siis ploomipuu tööriist, ma saan aru. Nii, aga palun, Mart, sa siin oled katsetanud juba 2 korda. Ma olen katsetanud. Ja, mulle meeldis see, kuidas osad inimesed teevad sohki, võtavad kaasa koera, et see on hea jäämordja. Et kellel veel on, et ma ei tea, mingi muu loom või lind või mingi asi või suhke asi, et mingi pehme tegelane, mõnel võib-olla hobune või ma ei tea. Minul on kass käib küll kaasas. Just, et siuksed jäämordid ja lõhkujad ühesõnaga, et kasutage neid, kellel on. Ja mulle tundub, et Kadi kohe siin aktiveerus ja Katriin ka jagasid meile chatti neid samu ploobe puu otsas, mida te kasutada saate. Nii et ma panen kindlasti ka pärast memosse need samad lingid, et te saate ka sealt need kätte ja siis kasutada neid täpselt nii, kuidas teil kõige parem on. Või võt see on mõni huvitav moodus, kuidas seda noort siis oma unistuste suunas mõtlema panna. Mina tooks esile ikkagi selle, et kuula noort, kuula, mida ta on mõelnud, sest see ei ole absoluutselt võimalik, et ta üldse mitte midagi pole mõelnud. Et lase rääkida, kuula, ole kohal, ole kuulaja ja siis sealt juba lähme koos edasi. Aitäh! Ja minu meelest on eriti äge, tähendab neid kuulates nagu tunnustada, mida nad on ka hästi teinud, et neil on tekiks see platvorm, mille pealt edasi unistada. Et see tunnustamine on väga oluline. Tähistame väikseid võite ka, eks ole? Minu jaoks oli ka väga hea
selline tähelepanek, et noor kirjutab oma eesmärgi ise. Et kui ta selle juba oma käekirjaga läbi kirjutab, et siis talle ka nagu kinnistub see rohkem nagu, et see on tema otsus, tema enda nii-öelda vastutus, see eesmärk ette võtta ja sinna liikuda. Aitäh, väga hea mõte. Kas keegi veel soovib? Ma ikka ei saa, ma tahan öelda, et mida Ekaterina ütles, et sõnad tulevad noorelt endalt. Mulle nagu õudselt see meeldis, et me nagu kipume ise nagu kellegi eest mingeid asju nagu ette taha ära tegema, aga tegelikult on see, et see noor on see, kes peab ise kõva häälega välja ütlema. Nii tore, et Triin jagab siin südameid ja Liis pöidleid püsti, nii et see, ma arvan, et on üks väga oluline mõte, mida siit kaasa võtta. Sirli tahab ka midagi öelda, kui tohib. Ja Sirli, palun. Meie grupis oli selline vahva, mitte pakkumine, aga et oma elust on tehtud slaidishow ettekandeks noortele, et need näiteks, kes on praegu selle kogemusega, et nad on istuma jäänud või on nagu ise juba mõelnud ja ennast maha materdanud, et minust niikuinii asja ei saa ja mina ei saa kunagi ülikooli, mina ei saa kunagi elus edasi minna, mis iganes, eks ju. Et me kõik võime olla varasemalt sellise pagasiga, aga kui sa suundud nagu elus edasi, siis ega selles uues koolis, kus sa lähed, seal keegi ei tea, et sa oled varem istuma jäänud või mis sinu taust on, eks ju. Et see pole kunagi takistuseks. Ja kui meie ise toome oma elust näiteid noorele mingisugustest eduelamustest või samalaadsetest kogemustest, siis see on nende jaoks juba päris suur motiveeriv präänik, et aga mina saan ka hakkama, minul on ka veel võimalusi ja mind ootab ka veel hea tulevik ees. Me ise juba ka, kes me siin oleme, saame ka noortele võib-olla oma elus näiteid tuues olla ka eeskujuks, et me ei peaks häbenema, me võiks olla natuke rohkem avatumad, võib-olla laduda ennast rohkem letti, muidugi mitte mõistuse piires ühesõnaga. Et minul on ka seda kogemust, et kui ma noorega nagu jagan, et issand, mina ka sinu vanuses ei teadnud, mis ma edasi teen, et kes must saab ja niimoodi. Olin ka nagu mures, et ma pean kohe edasi õppima, muidu mul läheb kõik meelest ära ja niimoodi, et tegelikult see ei ole niimoodi. Me ju kõik teame seda, et me ei teadnud ju kuskil põhikooli lõpus, kes me täna oleme. Võib-olla keegi teadis, aga mina näiteks ei teadnud. Ma olen Sirliga hästi nõus, tahtsin veel seda öelda, et kui ma käin koolides rääkimas, ennetustööd tegemas, siis me räägime ka vaimsest tervisest seal. Ja olen ka, ma käin koos Marekuga, kes räägib monost siis, eks ole, ja mina räägin meie projektist ja oleme ka toonud näiteid sellest, et aastakümneid tagasi ei olnud sellist sõna nagu depressioon olemas, ei olnud teadlikkus absoluutselt 0 ja tegelikult inimesed nagu mina ja Marek kannatasid võib-olla mõne oma mure käes kauem, kui oleks pidanud. Ja me tõime ka enda najal näiteid loomulikult mõistlikkuse piires, aga siiski ma näen, kuidas noored jäävad kuulama ja mõtlevad kaasa. Aitäh. Ja ma tahaks kohe siia otsa lisada, et tegelikult see on ju ka väga oluline oskus meile kui spetsialistidele teha eneseanalüüsi, natukene mõelda tagasi ja kaardistada, et kust kohast tegelikult meie teed alguse on saanud. Mulle väga meeldib, et siin toonitatakse seda kohta, et mõistlikkuse piirides. Kõike võib-olla ei pea jagama, aga mõistlikkuse piirides. Siin ma võib-olla kõrvale ütlen seda ka, et STEP-programmiga, kui kohtusime, siis nemad ka ju nõustavad ja teevad neid tulevikuplaane ja siis ühe noorega nad tegid seda 5 aasta plaani ja siis noor küsis vastu nõustajat, aga mis on sinu 5 aasta plaan? Ja siis nad vahetasid nagu rollid ja et selleks nagu tuleb ka valmis olla. Et see läbi mõelda, et noored on väga andekad selle koha pealt tihtilugu. Just täpselt. Ja samas sealjuures on tõenäoliselt ka oluline silmas pidada, et olgugi, et me tahame väga, et need noored jõuaksid selle unistamiseni, oma eesmärkide seadmiseni, siis mõeldes nüüd meie selle trauma kolmnurga peale, siis see on alles tipp. Kõige sellega, mis seal allpool on, tuleb kõigepealt tegeleda, et me ei seaks ka noorele ise kuidagi alateadlikult suuremaid ootusi, kui ta hetkel tegelikult on ise võimeline täitma. Aga sellegi poolest teinekord võib olla eesmärgiks ka see, et ma seisan 5 minutit päikese käes õues. Nii et ka see on okei. Väikesed sammud, väikesed tähistamised, noorega koos päikesevõtt rannaliival on ka teinekord okei.